Kell on veidi enne 7 õhtul Tallahassees, Floridas, kus üks põgenemisega lõppenud otsasõit on jätnud ühe üliõpilase elu eest võitlema. Johnny! Ei! Pole probleemi. Kas sul on rohkem tüdrukuid? Esmareageerijad leiavad 20-aastase Elizabeth Simsi, keda kirjeldatakse kui Florida osariigi ülikooli tudengit, kes kannatab raskete vigastuste all. Hetked hiljem kuulutasid meedikud ta sündmuskohal surnuks. Seejärel otsivad politseinikud võimalikke tunnistajaid, kellega rääkida. Hei, kas keegi nägi, mis juhtus? Olved süis. Ma tulen sündmuskohale. Pead ootama. Kas keegi sai numbri või midagi muud? Keegi ei tea, kes. Ma ei tea. Kas sa nägid, mis juhtus? Ma nägin, kuidas see juhtus. Olgu, kas sa said seal numbrimärgi jätta? See oli valge, umbes selle suurusega auto. Maastur. Mis maastur? Mis su nimi on? See oli maastur, valge maastur. Nii et see oli nagu... Nii süütu, kui olla saab. Valge või täiesti kaine mees. Ja siis see sõitis foori otsa. Ta lendas täiesti üle auto katuse, veeres selili ja auto sõitis edasi. Okay. See sõitis väga kiiresti. Sa ütlesid, et see oli maastur? Umbes sellist suurust. Jah, see oligi nii. Valge, jah. Ja ma arvan, et seda on turistatud. Ma arvan, et sõideti nii kiiresti mööda. Ma ei saanud... Hei! Üks sündmuskohal viibinud tunnistaja ütles, et tegemist oli sõidukiga. Mis see on? Mis see seal on? Mis tänav see on? Kas te teate, mis tänav see on? See ongi see. Kohal olnud tunnistaja ütles, et see oli valge maastur ja see keeras vasakule liikudes Woodi tänaval lõuna suunas. Kas sa nägite juhti? Kas te kõik nägite, mis juhtus? Kas te tunnete teda? Ma lihtsalt keerasin paremale. Ma pöörasin paremale, ma mõtlesin, miks need autod ei liigu. Ja et ma lihtsalt keerasin paremale ja nägin seda. Ta sai autolt löögi, see oli must maastur. See oli otsasõit ja põgenemine. Kas sa nägid autot? Sest nad ütlesid, et see oli valge. Mina arvasin, et see oli must. Kummale poole pöörata? Seel oli veel üks laps, kes ütles 5 paremale. Ma olen lõkke juures ja küsin, kas sina ka oled. See on kuradi kuriteo paik, hei! Lähme siia poole, sest me seisame keset kuriteo paika. Meil on tegu otsasõidu ja põgenemisega. Meie kahtlusalune pole ikka veel kohal. Püüame seda infot praegu saada. Mul on vaja veel paari patrulli siia, et hakata neid inimesi kinni võtma. Vaadake, kas meil on selle kohta tunnistajaid ja andke teada välja. Saame autos 2 erinevat kirjeldust. See tüdruk, tema hõbedane auto on siin. Ütles, et see oli valge linnamaastur, mis nägi välja selline. Ja teised lapsed ütlevad, et see oli must linnamaastur. Aga nad tegid peatuse ja pöörasid ümber. Kes? Oli need, kes pöörasid. See tegi seda reaalajas. Juhtumi aruande kohaselt tuvastasid uurijad, et Elizabeth kasutas tähistatud ülekäigurada, kui auto talle otsa sõitis, paisates ta hinnanguliselt 127 jala kaugusele ülekäigurajast, kust esmareageerijad ta leidsid. Ma lihtsalt nägin seda ja nägin autot sõitmas ning kuulsin, kuidas see talle otsa sõitis. Ma olen üsna kindel, et see oli hall auto. Ja ma olen üsna kindel. See oli suur, nagu maastur. Suurepärane, aitäh. Hei, me saame ka halli maasturi ja ka haigla. Tüdruk, kellega ma just rääkisin, kus sa oled? Kas see on tema, kes räägib 6-4-ga, kui sa... On sul hetk aega? Me teatame sõidukis, mille sees keegi sõidab. Olgu. Kas ma saan kiiresti sinu andmed? Kus sa täpselt seisid, kui seda nägid? Ma kõndisin mööda tänavat. Ja sa lihtsalt nägid, kuidas see mööda lendas? Jah, ma kavatsen teda hoida. Kas sa ütlesid, et olid otse minu taga? Jah, otse sinu taga. Kas te kõik nägite seda ka? See oli tumedamat värvi auto. Nagu heledam, nagu hall. Ja, nagu hõbedane. Seisame ja päris aja eest. Kui saad otsingut laiendada ka heledamat värvi sõidukitele, võib olla ka heledale hõbedasele toonile. Kas sa kuulasid, kas auto pidurdas üldse? Ei pidurdanud üldse. Okei, isegi mitte. Tuli jaun over? Üks tunnistaja ütles, et ta lendas üle auto. Meil on seni olnud must, valge ja hall, aga see on heledam värv. Peale nende 5
4, ma arvan, et siis ei pruukinud see olla maastur. Ma ei tea, kuidas see on, aga kindlasti. Jäära! Ma olen siin... Kuidas sul läheb? Mis toimub on? Mul pole aimugi. Me lihtsalt proovime praegu tunnistajaid leida ja muud sellist. Olgu, kus sa olid, kui sa... Istusin täpselt seal. Aga kas sa näed seda AAT silti? Ei, Tiisu. Vabandust, siin on üks mees, kes kõnnib minema. Jah, ma istusin seal, sest ma olin oma koeraga väljas. Mul oli see sisse lülitatud, ma nägin seda õhus ja ma mõtlesin, ja siis ta veeres kuidagi. Auto pidurdas järsult, peatus peaaegu, aeglustas ja siis kostis kurat. Ja siis sõitis edasi. Ja ma ei näinud tervet autot, see on must väike, see on must auto, mille tagaosas on hõbedane detail puidutöö tehilise töökoja juures. Oota võrraks, sest mul on pealtnägija. Ja ta ütleb, et see must auto, see ei ole maastur. Oota hetk, ma annan sulle rohkem infot. Hoia käed all, hästi. Oota hetk, ma pean sulle veel infot andma. Istu maha ja hoia kinni, okei? Kõik. Hästi. Nii, et sina. 258, kui midagi ei muutu, annan teada. Nii, et sa seisid seal? Jah, ma istusin täpselt seal, kus see mees praegu telefoniga räägib. Ja sa nägid ja mina kuulsin seda. Ja ma pöördusin, vabandust. Nii, sa nägid musta sedaani, eks? Ja, must sedaan. Mitte väga uus, aga ka mitte vana. Ja nad ütlevad, et ootavad, kuni ma kirjelduse annan. Õnnetus, must sedaan. Mitte uus, mitte vana. Aklad olid all, sest ta karjub. Kurat, mitte uus, mitte nagu... Mitte väga uus, mitte uus mingil juhul, aga mitte ka 2005. Ma ütleks, et umbes 2010 kuni 2015 midagi. See ei olnud uus. Hõbedane või kuldne, ma ei tea, mis see on, aga see oli autosse sisse ehitatud. Umbes nii suur, nagu auto tagaosas. Jah, pagasiruum, nagu see oleks peaaegu autoga kaasas olnud. Nagu hõbedane. Nagu hõbedane või kuldne metallist asi, mis oli autole ehitatud. Ma proovisin, ma soovin, et ma oleksin teada saanud, mis tüüpi auto see oli. Vabandust, pole hullu. Aga ma lihtsalt jooksin üle. Hõbe või kuld, nagu mingi plaat või midagi veoauto tagaosas. Numbrimärgi kohal. Olgu, kas sa nägid juhti? Ei. Hääl ei kõlanud nagu mehe oma ega üldse inimese oma. Nad ütlesid, keegi ütles, kurat, sest ma kuulsin seda ja siis nad kiutsid kohe minema ja sõitsid minema. Okay. Ja kuhu suunas nad läksid? Sinna poole, otse edasi, nad läksid otse. Nad läksid otse üle ristmiku? Nad ei läinud sinna, ma vaatasin ja nägin, et nad sõitsid liiga kiiresti, et pöörata. Sest ma vaatasin, kui ma siia tulin ja nad kiirendasid kohe minema ja nad sõitsid liiga kiiresti, et pöörata. Okay. Sinna poole, sest ma autosse püsti. Sõiduki kirjelduse oopia saatmiseks. Tim? Jätka. See saab olema must sedaan, väiksem mudel. Võimalik, et aastatel 2010 kuni 2015. Sellel on hõbedane või kuldne plaat numbrimärgi kohal, tõenäoliselt pagasiruumi piirkonnas. Ja see kas jätkas otse läände üle Pensacola või läks lõuna suunas ristuvale tänavale. Mul on praegu selle jaoks koosolek. See tüüp on täitsa seal samas. Ja me saame tagada, et meil oleks aega seega kätte saada. Ma pole tema 14. saanud. Okay. Sõiduki kirjelduse põhjal ütles politsei, et osakonna reaalajas kuritegude seirekeskus suutis leida vastava auto, mis põgenes sündmuskohalt ja eiras punast tuld. See viis politseinikud umbes 2 miili kaugusele, kus kahtlustatav sõiduk, mida kirjeldati kui 2008. aasta Nissan Sentrat, leiti vähem kui 2 tundi pärast esialgset avariid, teatas politsei. Auto oli pargitud ning selle kapotil ja esiklaasil olid nähtavad kahjustused, sealhulgas, mis politsei sõnul näisid olevat veri ja juuksed. Politsei raportis seisab, et kahtlusalune ja tema ema lähenesid mõlemad politseinikele, kusjuures ema väitis, et ta lihtsalt sattus paanikasse ja tuli siia. Ja samuti ütlesid nad, et nad üritasid teha õiget asja. Järgmisena näeme esimest korda kahtlusalust, kui ta viiakse küsitlusruumi küsitlemiseks. Hästi. See on sinu veri, see on True Blood, eks. Detektiivid tuvastavad siin nähtud väidetava juhi kui 18-aastase Willis True Blood Juniorit, kellelt uurijad soovivad väga kuulda. Willis. Kas see on õige? Minu nimi on detektiiv Adams. Kui soovid, võib mind kutsuda Robiks. Lihtsam, sa ei pea mind Williseks kutsuma. See on detektiiv Bullock.
Josh. Sa tead, miks me kõik siin oleme, eks? Hästi. Enne kui ma hakkan sinult midagi juhtunu kohta küsima, pean ma sulle midagi ette lugema, eks? See on teavitus sinu õigustest, sinu Miranda hoiatus, eks? Detektiiv lööb Villisele tema Miranda õigused enne edasist ülekuulamist ette. Nii, kuule, ma saan aru, et juhtus õnnetus. Olgu. Ma pean kuulma sinu versiooni juhtunust, sest meie näeme ainult seda, mis on õnnetuspaigal. Ilma sinupoolse selgituseta pole meil kogu lugu. Kas see on arusaadav? Kas sa saad mulle natuke selgitada, kus sa olid ja mis toimus? Ma tean. Umbes sel ajal ma tean, et oli nagu 5 või 6 ajal. Tipptunni liiklus, ma ei tea täpselt, aga ma tean, et oli selline liiklus ja päike paistis kindlasti mulle näkku. Mul oli see all, et saaksin sõita. Panite päikese sirmi alla? Jah, härra. Ma tulen alla nagu väikesest künkast. See on päris korralik künkake. Mis iganes see Forest Station ka poleks, see on 2 erinevas osas. Nagu ma olen tänava keskel. Ma ei tea, kummal Forest Stationi poolel see on, aga ma tean, et siinpool on uks ja sealpool on ka uks. Kas sa mäletad selle tänava nime? Ei mäleta, härra. Olgu, aga ma olin nagu... Kas see on Civic Stadium või mis iganes see on? See on kohe seal. Nagu seal üleval kuskil, kus kõik inimesed on väljas. Okei. Kas sa mäletad, kas see oli 2 või 1-realine tee? See oli 2-realine tee. Ei, ma mõtlen, et liiklus käis mõlemas suunas. Ma ei ole kindel, kas see oli ainult ühes suunas. Ainult ühes suunas. Okei. Nii et põhimõtteliselt ma tulen alla, ma näen seal üleval foori. Ma püüan nii hästi, kui suudan vaadata. Ma näen teisi autosid sõitmas. See annab mulle märku, et ma saan veel minna enne kui valgusfoorini jõuan. Sest ma pean rida vahetama, et teise ritta saada. Ja kui ma korra vaatan peeglisse, et näha, kes mu kõrval on, et rida vahetada, siis lihtsalt pauh, saad aru. Lihtsalt pauh. Auto, mille ta just tabas. Auto. Ta sõitis autole sisse? Jah, ma ei näinudki seda tulemas. Kõik lihtsalt juhtus nii kiiresti. Ma ei näinud midagi. Ma ei teadnud, mida teha. Nii et ma lihtsalt lahkusin. Olgu. Nii et kui ma sain autole natuke voolu juurde. Miks? Miks sa lahkusid? Sest ma sattusin paanikasse. Ma ei teadnud, mida teha. Olgu. Ma olin tõesti hirmul. Ma hakkasin värisema. Mul oli palad. Ja ma ei teadnud, mis minuga toimub. Ma ei tea. Ma lihtsalt lahkusin. Ma pidin lahkuma. Ma olin hirmul, vend. Ma olin hirmul. Willis ütleb detektiivile, et päike oli tegur, kui ta ületas ristmiku, tabades ja tappes ohvri, enne kui ta ütleb, et hirm võttis võimust ja sundis teda sündmuskohalt põgenema. Seejärel soovib detektiiv rohkem teada saada kahtlusaluse tausta kohta. Kas sa oled varem kunagi pahandustesse sattunud? Ei. Tõesti mitte. Ainult väiksemad asjad või? Jah, koolis oli mul probleeme politseinikuga. Aga see ei olnud siis, kui ma veel koolis käisin. See oli siis, kui ma olin juba keskkoolis või midagi sellist. Ja sa oled 18, eks? Jah, härra. Olgu. Olgu. Nii et pärast õnnetust räägime läbi, kuhu sa siis läksid. Sa helistasid oma emale, eks? Jaa. Esimene asi, mida ma saan teha, on minna oma sõbra juurde ja helistada emale. See on ainus asi, mida ma saan kõigepealt teha. Ja kus see oli? Ongi see, kust ma selle sain. Holtoni tänavalt. Siis see on Holtoni tänaval. Me tulime majast, nii et mina ei olnud üle tänava. Noh, kes iganes mulle järele tuli, nad võtsid mu peale Vabaduse tänavalt. Nad tulid ja võtsid mind sealt. Okei. Kui kaua pärast tema juurde minekut sa ütlesid, et helistasid emale? Ma lähen sinna kohe. Ta helistas mulle kohe. Kas sa helistasid emale sellest majast? Jaa. Okei, nii et sa helistasid oma emale? Ja ta tuli mulle järele, eks. Ta tuli ja lihtsalt istus ning ootas, kuni kõik kohale jõuavad põhimõtteliselt. Nii et me lihtsalt istusime seal mu sõbra juures. Okei. Mis su ema nimi on? Jack. Jah, härra. Okei. Kas tema on see, kellele auto kuulub? Jaa. Lihtsalt veendan, et see on õigesti aru. Mis marki auto see on? See on 2008. aasta Nissan Sentra. Olgu. Sentra? Jaa, härra. Kas see on nagu 4-aukseline või 2-aukseline? 4-aukseline. Okei. Nii et sa läksid tema koju Holden Liberty piirkonda ja sa helistasid emale ning siis ema tuli sinu juurde? Jaa. Okei. Mida sa? Mis sul sellel ajal mõttes oli? Ainus asi, millele ma mõelda suutsin, oli, kust ta tuli. Aga kust ta tuli? Kõik, mida ma nägin, oli märk ja tee, see oligi kõik. Okei.
ja kõik, mida ma nägin, ma isegi ei teadnud, kuidas ta siia sai. Ma ei tea, see on ikka veel nagu kurat. Ma ei tea, mida teha. Jah, ei, see on traumeeriv sündmus. Täiesti loomutud. Mida sa mäletad? Ma tean, et see võib olla natuke raske, aga kas sa mäletad, kui kiiresti sa sõitsid? Ma ei sõitnud üle 30, seda ma tean. Ma ei sõitnud üle 30, sest ma aeglustasin, et rada vahetada. Ja sa ütlesid, et seal oli liiklus. Ma nägin 2 autot vasakus eas, kuhu ma proovisin ümber reastuda, et nende taha jääda. Okei, nii et sa oled paremal õigesti. Parempoolses reas, mis on vist kõige põhjapoolsem rida ja sa üritad vasakule pöörata. Kuhu sa suundusid? Oma koju. Kus sa tulid? Oma jääst. Lihtsalt huvi pärast. Mida sa seal tegema hakkad? Me lihtsalt plaanisime hängida, minna mängule ja veidi ringi jalutada. Mängime natuke toredaid blokke, okei. Kui sa jõudsid koju, ütlesid sa, et helistasid emale. Ma mõtlen, kas sa vaatasid autot? Ma ei hakka valetama. Nagu ma ütlesin, ma olin täiesti segaduses. Kus ta tuli? Ma ei saanud paarikasse minna ega liikuda. Ma ei vaadanud isegi autot. Ma ei hakka valetama, kuni nad tulid ja mind ära viisid. Kui nad mu sealt välja tõid, siis me vaatasime autot ja nägime, mis juhtus. Ma värisesin. Ma ei suutnud midagi teha. Hakkasin oksendama. Kõik oli korraga. Ma ei suutnud seda teha. Oligi nii. Kas esiklaas oli katki või midagi sellist? Jah, esiklaas oli katki. Esiklaas oli katki ja auto esiosas oli mõlt. Nagu auto eesosas. Kas juhi poolel või kõrvalistuja poolel? Auto kapotisse. Nii et nagu täpselt kapoti keskel? Jälle. Vabandust, ma ei teinud seda. Ma tulin siia. Ma ei läinud sinna, kus sina olid, nii et ma ei näinud midagi. Ma tõesti hindan seda, et sa oled minuga täiesti aus. Ja ma arvan, et sa oled minuga väga aus. Kas on midagi, mida sa... Ma tean, et sa ütlesid, et sa ei näinud, kus ta tuli. Kas sa mäletad, et sa rääkisid ühest foorist? Kas see oli nagu foor, mille juures sa olid? Foor. Ma ei jõudnudki sinna. Ma ei saanudki foorini, sest ma pidin enne seda pidurdama. Ja kust mina tulin, seal olid kõigepealt väikesed märgid, mis ütlevad, kui sa kõnnid ja nii edasi. Aga seal, kus tema oli, polnud ühtegi märki läheduses. Seal on üks koht, kus on väike jalakäijate sild üle tee. Ja see on sellest edasi... See vilgub. Tead küll, see väike märk, peaaegu nagu märk, ma ütleksin. Et see on nagu College Town. Ja vilgub nagu. Neil on kollased märgid. Need kollased märgid, jah. Märg, jah. See on sellest möödas. Ma just möödusin sellest. Ja siis, kui ma natuke edasi läksin, seal üleval on valgus. Seal ma teda nägin. Ma mõtlesin, kas see oli tema. Siin. Oligi. Ma ei tea, mis tee see oli, aga kust mina tulin, seal on näha, et seal on mõned poed või mis iganes need on. Mõlemal pool teed on need. Ja sa tuled üles ning liigud Raisi staadioni poole. Nii et põhimõtteliselt, kui sa oleksid otse edasi läinud, oleksid sa staadioni otse enda ees näinud. Ja ta keeras vasakule. Ning seal ta oligi jälle Erli juures või kus iganes. Okay. Kas sa vaatasid oma telefoni või midagi sellist? Ei. Selle hetkel? Ma ei teadnudki. Seda ma räägingi. Ma pidin minema oma sõbra juurde, et rahuneda ja oma telefoni otsima või midagi sellist. Ja. Sest ma ei teadnudki, mis juhtus. Ma olin segaduses. Ma tean ainult seda, et läksin üles, et näha härra. Ma tean, et lõin kedagi ja ma lihtsalt tegin vea. See on kõik. Ja. See oli kõik, mida ma sain teha. Ma ei saanud midagi teha. Kurat. Kõik, mida ma tean, ema ütles mulle. Rahune maha, joo vett. Rahune maha, joo vett. Kõik on korras. Ma olin liiga šokeeritud. Ma mõtlen, mu telefon oli tol hetkel kuskil, ei tea kus. Ma ei tea, ma arvan, et ma pidin kuskil peatuma. Ma usun, et ta juba tõi selle mulle. Või ma alles otsisin seda. Ma ei teagi täpselt. Nii et lihtsalt kokkuvõtteks, nagu ma aru saan, mida sa ütled, sa tulid oma majast, mis asus, liikusid maja poole, mis asub Holden Liberty tänava piirkonnas. Või Pansis, vabandust, Maxboxi koht. Nii et sa sõitsid mööda teed ja ütlesid, et seal oli natuke liiklust. Ja. Päikese sirm on all. Kas kuulasid raadiot või midagi? Tead, meie raadio oli vätki, nii et seal poleks saanud raadiot kuulata. Nii et... ja pärast seda? Ja pärast õnnetust esimene asi, mida sa teed, on lihtsalt edasi minna. Ma aeglustasin, et peatuda, aga siis hakkasin paanitsema. Nagu ma lihtsalt pidin edasi minema.
sest ma ei teadnud, kus see telefon oli, et ma peaksin peatuma ja vaivale jääma. Nii et ma läksin kõige lähemale kohale, mis mulle pähe tuli. Mis see oli? Ja siis see oli seda emane. Ja See ema tuli sinu juurde. Minu onu võttis Peetri peale, ma arvan, et ta tuli minu juurde, okei. Sest on pole aega. Auto, millega ma sõidan, on tema nimel, aga see on minu jaoks, kui see on loogiline. Ogu. Kas sul on mulle küsimusi? Ma tean, et sul käib peas veel palju läbi. See on traumeeriv sündmus. Aga sa saad sellest üle, eks? Nagu ma ütlesin, ma hindan seda, et sa oled meiega aus olnud selles, mis juhtus ja rääkinud oma versiooni. Sest nagu ma ütlesin, me mõnel neist õnnetuspaikadest me ei saa kogu lugu teada, kui me ei kuule kõigi pooli. Kas saad aru? Ogu. Me astume korraks välja. Kas sa vajad veel midagi? Detektiiv astub mõneks minutiks välja, enne kui naaseb ja esitab Willisile mõned täpsustavad küsimused. Ogu. Ma lihtsalt püüan meenutada, mida sa ütlesid. Ma tean, et seal on see mägi. Päikese sirm on all. Päike. Tuleb sulle vastu, nagu läbi esiklaasis. Pärast seda, kui sa seda ütlesid, jooksis ta auton otsa. Mis täpselt juhtus pärast seda, kui ta auton otsa jooksis? Ma sattusin paanikasse, mees. Ma lihtsalt sõitsin sellele otsa. Mul olid kõik need otse läbi kogu oma klaasi autopeegli. Okei. Kas sa peatusid või midagi? Ma ütlesin, et sa aeglustasid. Jah? Ma aeglustasin natuke, sest ma kavatsesin peatuda, aga ma olin liiga paanikas mees, et peatuda. Ma ei tahtnud, et mu kõht, et kõik hakkaks, mu keha hakkaks imelikult tunduma. Ja, ma ei tahtnud peatuda. Ma olin liiga närvis, liiga hirmul, kõike. Ma olin, see oli mu peaseks. Ma ei suutnud peatuda. Ma ütlesin, ma ei saa. Ma hakkasin kaotama kontrolli. Tead küll, mida ma mõtlen. Okei, nii et sa aeglustasid, aga sa aeglustasid, sest sa kavatsesid peatuda, mis... Sa ei teinud seda ja siis läksid sa läbipääsu juurde, et teha oma telefonikõne. Kas sa mäletad midagi selle kohta, mida ta kandis või midagi sellist? Seda ma räägingi. Ma ei näinudki teda tulemas. Ma ei teadnudki, kus ta tuli. Tagantpoolt. Ma ei teadnudki, miks, sest ma ei pannud teda tähelegi tead. Ma ei näinudki midagi. Ma ei teadnudki, kuni mu esiklaas oli katki. Ma olin aeglustanud. Ma proovisin peatuda, aga ma lihtsalt liikusin edasi. Kas sa nägid ikka välja? Sa ütlesid, et esiklaas oli katki. Kas sa nägid ikka sellest välja? Päike paistis ikka näkku, nii et ma lihtsalt sõitsin umbes tunnetuse järgi niimoodi. Proovisin kontrollida. Proovisin pragude vahelt näha. Kas see oli suur, tõesti suur pragu? Jaa. Ogu. Willis arreteeriti surmaga lõppenud õnnetuspaigalt lahkumise eest. Kohtuandmed näitavad, et ta ei vaidlustanud hiljem süüdistust ja mõisteti 8 aastaks vangi. Telli kohe, et saada lihtsamalt ligi Law and Crime bodycami värskeimatele uudistele.